autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu. Tere kuulajad! Autotund eetris, stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets Geenius uudiste-portaalist. Ja millest me täna räägime? On mõned kommunaalteemad, on ühed väga kiired autod ja mõnevõrra kallid. Ja räägime natukene veel uute autode ostubuumist, sulgudes küsimärk, et kas on buum või ei ole, miks ei ole. Me oleme nüüd rääkinud automüüjatega, et sellepärast me varasemalt oleme siin lähtunud peamiselt statistikast, nüüd on meil natukene ka müüjate kommentaare. Ja siis ma räägin eelmine saates lubatud elektrilise G-klassi Mercedesega sõitmisest, sest ma sõitsin sellega väga palju. Aga meie, mis siis nädalast meelde on jäänud, ega mul väga see tihe nädal pole olnud selles mõttes, et hästi palju oleks juhtunud. See on siin eile näiteks jõudis Eestisse Mini Aceman elektriauto suurejooneliste pidustuste saatel, kuhu ma ei jõudnud kahjuks. Ma sellest autost pikalt ei räägi, ma lihtsalt, kui ma lugesin täna hommikul pressiteadet selle kohta, et siis mulle meeldis seal selline isahuumor või dad-huumor, et mini-intelligentne isiklik assistent, ehk siis see, kellele saad anda seal käsklusi, hei mini ja niimoodi. Aga selle lühend on IPA, ehk siis õllenali. Aga mis mulle siis nüüd just ja stuudiosse sõites jäi silma, mis mulle jääb iga sügis silma ja mida ma olen paar korda küsinud, aga ma arvan, et see on probleem, mida vist ei ole võimalik mitte kunagi ära lahendada. Me räägime alati sellest, et tänavad on siin sügisel ja talvel ja ka kevadel räpased. Muuseas, august-september, kuna ta on olnud pigem ka kuiv, on olnud küll selline periood, et see on mingi paar kuud aastas, kus Tallinnas, kui sa pesed auto ära, siis mõnda aega, sest mul oli peaaegu vist nädal otsa oli auto puhas. Ehk et päike paistis, kõik tolm ja sodi oli augustiks lõpuks teedelt ära kadunud ja sõitsid nagu kuskil Floridas või Californias, kus kõik autod on kogu aeg puhtad. Aga nüüd on käes sügis ja kui ma vaatan seda kogust lehti, mis on teedel, kõnniteed nagunii, aga just siin samas Kalamajas auto teedele kukkunud ja mul tekib alati küsimus, kelle asi see on. Et loomulikult ei saa majaomanikele panna kohustust ka sõiduteed koristada. See kohustus on siiski olemas mõnes kohas. Sõidutee ka, nüüd ongi küsimus, ma ei mäleta, kas majaomanik peab ka sealt tema kõnniteed, loomulikult sa ei tohi kõnniteelt oma lehti puhuda või riisuda sõiduteele, aga see leht on juba sõiduteel või need lehed. Et see isegi ei ole väga ohutu, kui kõik oma rehade ja puhuritega seal sõiduteel. Ei, selles mõttes, et mitte nüüd nende lehtede, vaid tegelikult see käis just jälle läbi, et Nõmmel on ju iga eramaja omanik peab ise enda kõnnitee, selle hooviga piirneva kõnnitee puhtaks tegema. Seda küll, igal pool. Ja ka pool autoteed kuni keskjooneni. Ja siis seal ongi see naljakas olukord, et ega seda ilmselt väga paljud selle ei tee on ju, aga põhimõtteliselt selle kohustus on neile linna poolt pandud ja siis tuleb aeg-ajalt ikkagi käib sealt ka see lumelükkaja läbi ja siis see lükkab kõik tagasi sinna kõnnitee peale nendele inimestele, et see on selline totaalne jaburus, nii et ära nüüd sellepärast küll nagu muretse, et äkki selle teede pealt tehtede koristamise saab ka Kalamajas panna ikkagi inimeste mureks tööks. No lihtsalt ma vaatan seda murega, et ega ei saagi, sest autod kogu aeg pargivad, et kui sul just ei ole väga võimsat lehepuhurit, siis ega sa ei saagi sealt lehti kätte, aga ma lihtsalt murega vaatan, kuidas siis sõidetakse kõik kinni, siis tuleb vihm ja see sõidetakse kuude kaupa nende lehtede otsas ja see tähendab seda, et mis muutub puulehega pärast seda, kui sa seda tallud ja sõidad, siis on see püdelmass
nii et enne kui saabuvad naastrehvid, on meil juba teed porised. Naastrehvid purustavad siis need lehed ära, aga selles mõttes, et kujuta nüüd ise ette, on ju, kui linnavalitsus tooks nüüd puhuritega mehed seal teede pealt koristama, et see Põhja-Tallinna inimesed läheksid ju hangudega sinna linnaosavalitsuse ette. Vabandust, nüüd ma olen seda siin toimetuses nädal otsa kilganud ja see on rubriigist Tähepõld muutis meelt number 185. Ostin omale lehepuhuri, elektrilise. See on geeniuse looming, ma ütlen teile. Kui seda õigesti kasutada õiges kohas, mul on täielik nagu uus elu. Sest minul on sisehoov selline suur, kus me pargime autosid, killustikuga kaetud. Ja täpselt, et vältida seda, et me seal, et siis kui lõpuks kõik lehed on alla kukkunud, et siis riisume, selleks ajaks on meie hoov siis lihtsalt kaetud kinni sõidetud lehtedega. Aastaid olen ma seda rehaga niimoodi päevas või üle päeva kraapinud, olnud väga tüdinud sellest, sest see heli, muuseas, kui keegi laseb rehaga killustiku peal tundide kaupa, ei ole üldse palju parem, kui keegi laseks seal puhuriga, ütleme 15 minutit. Lisaks kraabin ma kokku kõik killustiku. Aga nüüd, kuna mul olid Makita akud juba olemas, sain soodukaga ka 135 eurot selle lehepuhuri. Täitsa lõpp 10 minutiga on mul see hoov lastud, kõik need lehed sinna hoovi servadesse, et eks ma pärast muidugi ära tuleb nad ikka vedada. Aga mul on kogu aeg hoov puhas, keegi ei sõida neid lehti enam kinni. Nii et jah, ütleme õige tööriist õigel kohal, õigel ajal ja kohas on ikkagi, ma julgen nüüd soovitada küll, aga jätkuvalt muidugi, et see, et kui mingi hooldusfirma töötajale on antud töölõik, et näed, sinul on siin 2 tundi, pead puhuma kuskil kõnniteel ühte lehte ühest servast teise hommikul kell 5, et see on jätkuvalt lollakas. Aga lehepuhur. Aga tegelikult teistpidi vaata ikkagi sügisel leheteel sõidad autoga sealt läbi, need lendlevad, see on ju väga kaunis. Ma täna hommikul just maaromantika. Ja ma sõitsin täna hommikul ja siis tee keskosast olid kõik lehed kadunud, need olid ääres ja siis ma sõitsin läbi selle ääre, et need lehed ikkagi panna natukene lendlema ja neid tahavad peeglist imetleda. Et selles mõttes need lehed on ikkagi väga ilusad. Okei, seal nad lõpuks lendavad kõik tee äärtesse, kus ei ole midagi ja kõrgem teeperv, aga väga kaunis. Et ei ole selle halba midagi. Muidugi autoreklaamid on ju paljud või videod filmitud ka, kuidas tuleb sealt sisekurvist niimoodi sügisel ja lehti lendab. Me teame kõik, millest sa räägid, aga Kalamajas ja ühesõnaga tegemist ei ole Kalamaja autotunniga, aga vabandust, ma seda lihtsalt näen igapäevaselt, et küllap see kõik on sama ju Pustamäel, Nõmmel ja ka Supilinnas ja Annelinnas. Vot. Aga selline kommunaalteema, ma ei tea, on sul millega sina üllatad? Tegelikult ei üllata, ma arvan, kedagi, pigem see on nagu fakti nentimine, et ma siin vahepeal tükk aega mängisin Google Trendsiga. See on siis see tööriist, mis näitab, et mida, kus, mis ajahetkel maailmas inimesed on guugeldanud ja millised otsingusõnad on aja jooksul olnud populaarsemad ja vähem populaarsemad. Ja siis ma Eesti kohta vaatasin viimased 12 kuud, vaatasin, et kuidas siis automaksu on guugeldatud, et see on käinud väga huvitavalt niiviisi lainetena. Ma isegi ei otsinud neid uudiseid midagi sinna kõrvale, et on näha, et jah, et eks mingil hetkel tuli jälle mingi uudis ja mingi hetkel midagi võeti vastu ja siis jälle kadus huvi ja nii edasi. Aga väga huvitav, et see tegelikult näitab ka Eesti maakondade kaupa tegelikult seda, et kui suur on huvi. Ja ma arvan, et siin tegelikult ei ole nagu suurt üllatust, aga ütleme, et ikkagi seal Lõuna-Eesti tagumine ots on ikkagi nagu täiesti tipus selles, et Põlvamaa, Võrumaa, tegelikult ka Lääne-Virumaa, Järvamaa ja Valgamaa ja ka Saaremaa on täiesti ees. Ja Harjumaa ja siis Raplamaa on tegelikult väga, ütleme, eks inimesed on ikkagi piisavalt jõukad, et neil on suhteliselt ükskõik sellest. Ja ka üllataval kombel Ida-Virumaa, aga võib-olla siin on ka mingi keelebarjäär, et nad ei otsi sõna automaks, aga Ida-Virumaa on igal juhul väga madalal ja Hiiumaal ikkagi nagu täiesti null. Hiiumaal ei huvita mitte kedagi. Ma olen aru saanud, et seal ikkagi on mõned autod, aga see ei huvita mitte kedagi seal. Ma arvan, et Ida-Virumaal vist äkki, kui sa nüüd guugeldaksid seda sama sõna vene keeles,
siis ilmselt oleks see suurem. Ja, seal võib see asi ka ikkagi olla. Jah, aga eks see on vaata midagi, mida pigem nagu see on hea tööriist nagu ikkagi poliitikutele, et näha ikkagi, et millisele valijagrupile või sa arvad, et nad ei kasuta seda või? Ma arvan, et kõik need nõunikud, keda me oleme näinud mis oli see mis oli see naljaseriaal? Taavi Templekov oli see sotsiaalse sidususe minister. Seal on need nõunikud. Aga eks see ongi umbes niiviisi, et jah, et kui sa tahad ikkagi Põlvamaal kandideerida, siis ikkagi hoia enda suu ikkagi automaksu koha pealt ikka täitsa kinni ikka. Aga võtame sealt meie teemade nimekirja tagant otsast siis kohe tegelikult selle automaksu teema, et saab selle kaelast ära. Et kui me rääkisime mõne suurema automüüjaga, et kuidas nemad siis näevad seda aasta lõppu siin, et kuhu see buum jäi või kas see on veel suure lainena tulemas. Ja siis tegelikult nende selline suhteliselt hinnang oli see, et tegelikult see buum, üks põhjus, miks see ära jäi, on muidugi see, et see majanduslik üldine ebakindlus, et lihtsam on võib-olla sisse võtta see natuke suurem aastane automaks ja teha endale jaoks lihtsalt otsus, et ma paar aastat veel autot ei vaheta. Mitte et hakata võtma oma uut kohustust ja kõike. Aga teine on see, et võrreldes selle algse plaaniga on ju tegelikult automaks või see, ütleme, registreerimistasu langes tegelikult tuntavalt. Sama see Audi Q7 näide, mis mingis kalkulaatoris oli alguses 13 000 eurot uue auto puhul või oli ka võib-olla kasutatud, vähe kasutatud Audi Q7 puhul. 13 000, et see on kukkunud 6 000-ni ja vastavalt siis ka seal Škoda Octaviad, mis olid 2000 euro ringis, on praegult umbes 800 eurot. Ja siin automüüjad on, et enamik ilmselt leiavad ka mingi meetodi, kuidas siis liisingusse või selle auto ostu hinna sisse ära panna, et siin Priit Ärmpalu ka minu arust oli tema, kes rääkis, et et seal on, kui sa paned selle automaksu omal selle liisingusse, et kui automüüja selle ära peab maksma, et siis seal tuleb käibemaksu värk, aga ikkagi sa võtad selle pluss 22% siis veel sisse lihtsalt, et ära jaotada omal selle 5 aasta peale. Et see on üks põhjus või siis 2 põhjust, et majanduslik ebakindlus, maks ei ole üldse, vaata kuidas me räägime juba, maks ei olegi nii hull. Et see on ikka, kui sa alguses lööd ikka hästi kõvasti kõhtu ja siis pärast natuke nügida ainult, et siis tundub see nügimine juba selline sõbralik. Ja, et mis mina olen vaadanud ka ikkagi, et kui osta mõni selline võimsa mootoriga pistikhübriid, siis saad kenasti väga minimaalsete kuludega hakkama, et 50 eurot aastas, et ei ole mingit muret. Aga tegelikult me oleme ju viimastest 2 saadet samas Priit Ärmpaluga intervjuu ja ka eelmine saade just rääkinud selles, et septembris ikkagi oluliselt ikkagi see automüük tõusis. Kuigi ta ei ole nüüd võrreldes eelmise aastaga mingis erilises suures tõusus, siis võrreldes selle aastaga on ikkagi nagu tõusnud. Ja siin oli Top Auto tegi ka Norstatiga uuringu, mille kohaselt 4% küsitletutest ütlevad, et enne aasta lõppu kavatsevad nad sõiduki välja vahetada. Ja lisaks ütles 6%, et nad plaanivad oma auto enne 1. jaanuari välja vahetada uuema, aga kasutatud auto vastu. Ja siis ta ütleb Top Auto esindaja, et kui see 4% kogu täisealise elanikonnaga ära jagada, teeb see kokku 39 000 potentsiaalset uue auto ostjat, mis meil aastas müüakse, eks ju, mingi 19 000 või 20 000 uut autot, aga loomulikult ta ütleb, et kõik seda tegema ei hakka, et see on uuring, aga isegi kui 5% näiteks neist auto ostab, annab see ikka teatud tõuke. Et siin midagi toimumas ja mina jälgin iga päev siin, vaatan kasutatud autosid, et tuleb neid ikka hooga müüki küll. Ja siis järgmise aasta alguseks muidugi ennustatakse langust, et mitte küll suurt, aga siin need uute autode müüjad siin ütlevad, et kasutatud autode müük võib teatud varjusurma vajuda, sest et nende registreerimistasu, ütleme, auto hinnast on see suurem protsent. Proportsionaalselt just, et kui sa ostad 10 000 auto, millel on korralik registreerimistasu, ma ei tea, näiteks 1000 eurot, siis on see juba 10% auto hinnast.
siin on üks asi veel tegelikult, millest vist väga selles kontekstis ei ole üldse räägitud, kuna selle mõju on natukene väiksem kui kodulaenu puhul, aga Euribor on tegelikult siin ju viimasel ajal korralikult langenud, et alles see oli, kus 6 kuu Euribor oli 4%, täna on see 3% ja noh, kõik nagu enam-vähem on sellisel seisukohal, et see võiks olla kuskil järgmise aasta lõpus kuskil 2% juures. Et sellel on kindlasti ka oma mõju, sest noh, see kasutatud autode müügis nagu vist eriti mõju, jah, natukene on seal ka uute autode puhul rohkem, seal on ostusummad suuremad, aga seal on ka see asi, vaata, et kõigil on läinud kodu, noh, ilmselt kui sa ostad uue auto, siis on suur võimalus tegelikult, et sul on olemas ka kodulaen ja kui sul kodulaenu see number lihtsalt kogu aeg kerkis nagu suuremaks ja nüüd hakkab allapoole minema ja sul on ka see vaade, et see muutub ka järgmine aasta, läheb sul kodulaen veel odavamaks tagasi sinna mõistlikumasse kohta, noh, siis sul tekib nagu mitte kuskilt natukene nagu seda lisaraha juurde ja seda julgust ka, et seda autolaenu võtta, millel ka enam see, noh, muidu makstud seda Euribori tegelikult ju topelt lihtsalt kuskil see Euribori intressitõusu. Et see on ka asi, mis tegelikult ütleme, et kui nüüd, noh, septembrist see Euribor on ikkagi märgatavalt odavam järsult kukkunud, siis nüüd ikkagi ma arvan, et see annab ka ikkagi oma tõuke tegelikult. Nüüd on küsimus, võib-olla ma panen see praegu kahvlisse, aga sina tead neid majanduse värke rohkem, minu teadmised on umbes nullilähedased, et kui nüüd siin analüütikud ennustavad, et detsembris võib Euroopa Keskpank veel kord intressimäära langetada, kas see tähendab seda, et juba näiteks, ma ei tea, võtame X numbrit, 12 detsember see otsus tuleb, kas 13 detsember juba on siis Euribor natuke madalam või kuidas see käib? Ehk et kas ma võin nagu ütlema hoida näppu päästikul kuni, ma ei tea, detsembri keskpaigani, et ma saaks veel ka odavam, nagu soodsam Euribori 6 kuu oma? Jah, see Euribor, nii-öelda 6 kuu Euribor, üks on vaata see intressi, see selline ametlik intressi number on ju, ja vastavalt sellele kukub ka siis nagu 6 kuu Euribor, mis on natukene teine asi, aga need on tugevas korrelatsioonis on ju. Ja tegelikult see peaks kukkuma suht kohe ja kui sa sõlmid uue lepingu, siis sa saad selle Euribori, mis tänasel päeval on ju. Et no, tegelikult, ma mõtlen, et sa võidki, kui sa oled intressitundlik ja nii, et siis sa võid ju veel, ütleme, see võib veel nagu kogu seda asja viimasele hetkele viia, et inimene seal on see mõju ikkagi, ma arvan, et tead nii väike, et see mingi 0,25 võib olla see protsendipunkt, et see ei anna midagi juurde sulle. Ja kui sa võtad autoliisingusse 5-6 aastaks, siis tegelikult järgmine muudatus sul 6 kuu Euriborist toimubki 6 kuu pärast ja siis juba 6 kuu pärast kukub sul see niikuinii on ju. Pigem see on nagu vaata nagu pikem vaade, et Euribor ei ole tõusmas ja sa ei tea, kui kõrgele see võib tõusta, vaid pigem on suund selgelt alla ja sa tead, et kui sa täna võtad liisingusse auto, siis tõenäoliselt sa maksad aasta pärast selle eest vähem kui täna. Jah, minu selles mõttes selline täiesti tavaline auto, isegi mitte, ta oli natuke odavam, kui ütleme tavaline uus auto, siis 2,5 aastat on see mul olnud ja minul ikkagi tõusis, ostsin selle siis, kui Euribor oli normaalne, ta vist 0, vahepeal oli ta, eks ju, hästi põhimõtteliselt olematu. Aga minul, ütleme, kuumakse vist tõusis kokku peaaegu mingi 130 eurot lõpuks. Et sa teed, eks ju, arvutuse, et kuule, see täitsa ju seda autot võiks omada küll ja siis 2 aastat hiljem 130 pluss 130 eurot ja ma ütlen, tegemist oli pigem nii-öelda soodsama otsa autoga. Et mõnel teisel võib see olla päris mitusada eurot see vahe. Ja, me kõik teame neid kodulaenu case'e ju, kus 600 pealt hüppas kodulaenu makse 1100 peale, et ma ütlengi, et kui nüüd inimestel see tuleb tagasi 1100 pealt kuskil 600 või 700 juurde, siis järsku on nii palju raha tekkinud maast, mille eest võib seda autot ju liisida küll. Mida siis veel välja tuuakse, et mis siin müügisurvet, ütleme, miks on praegult ka võib-olla hea aeg autot osta, on see, et saab ka soodukaid, sest üks on see, et tänavu suvel hakkasid kehtima Euro 7 heitmenõuded, mis tähendab, et eelmise põlvkonna sõidukid, mis neile nõuetele ei vasta, tuleb selle aasta jooksul ära realiseerida. Ehk et kui mõnel autotootjad on ladudes neid palju, siis ta tahab neist lahti saada. Ja loomulikult elektriautod, mis on nagu nii kallid, millel ma ei tea, kui palju neil katet, eks ju, sees on olnud. Et kõik alguses ju elektriautode puhul on see, et kõik need tehaste ehitamised, uued tehnoloogiad, et need pidi ka keegi kinni maksma.
aga et elektriautode puhul võib see soodustus, eks ju, ulatuda kümnetesse tuhandetesse ja seal on üks põhjus veel, et ega seda ju keegi välja, ükski autotootja ei ütle, et kui palju, aga see on see nende kogu CO2 nii-öelda autopargi kogu CO2 ehk et mingi hetk neil on lihtsalt hästi oluline müüa päris ükskõik mis hinnaga, sellepärast ärge lootke, et te nüüd elektriautost tasuta hakkate saama. Aga iga elektriauto, mille nad nii-öelda müünud on, aitab neil seda oma autopargi keskmist alla tõmmata. Ja ilmselt kuskil mingid hiigel Excel tabelid näitavad, et võib-olla mõnel juhul ongi mõistlik, eriti kui sul on ladu täis, eks ju, sul on käibevahendeid ka vaja neid elektriautost müüa siis kas või tugeva miinusega ja see natuke tuleb tagasi sellest autopargi keskmisest CO2-st. Nii et mis siit tarbija nõu võtta, et me nüüd ei saada kõiki autosid ostma, aga siin tuleb väga keerulised arvutused inimestel teha. Et kas osta uus auto, kas hoida vana, kõik need asjad. Jaa, et ma olen isegi selle ees. Mina olen selle, eks ju, protsessi käima löönud, minu auto on müügis. Sina siin, ma saan aru, sügeled tegelikult juba päris pikalt, osaliselt sellepärast, et sa lihtsalt tahad natukene uuemat autot, aga nüüd sul on lisapinge, et kas sa peaksid selle ikkagi otsuse nüüd ära langetama. Jah, ja kõige hullem on see, et Excel jookseb ka tegelikult teistpidi, et iga kuu, mis ma sõidan vana autoga, millel ei ole ei liisingut ega kaskot, on puhas võit ja ühel hetkel on see juba ammu selle registreerimistasu ja kõik need asjad juba tasa teinud, et ja nii see on juba päris pikalt nagu läinud, on ju, et aga samas ma annan endale aru, et see asi pidu ei saa kesta lõputult. Vot nii, pidu. Räägime siis veel olulisi liiklusteemasid ehk Transpordiamet käivitas 4 uut kiiruskaamerat. Tegelikult selles mõttes ei ole uudis, et nende paigaldamisest on antud teada juba mitu kuud tagasi, aga siis on jälle, see on natuke naljaks, et nagu testperiood, et need kaamerad on meil juba olnud üle 10 aasta, aga olgu, tore, testivad selles mõttes palju parem kui see, et nad annaks, ilmselt tuleb seal mingit seda nurka ja kõike tükk aega nagu häälestada, et saaks perfektselt, et sa ei peaks hakkama tegelema mingite valeandmetega, et ei ole kas autonumbrit näha või midagi. Aga siis üks on see, mis on põhimõtteliselt seal Tikupoisi või selle Viljandi poole pööravas ristist Tallinna-Tartu maanteel. Kas seal juba ei olnud või? Ei, need ongi, aga need ei ole siiamaani töötanud. Okay. Need pandi 17. oktoober käima. Et need kastid on olnud ja teine on Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel 142 kilomeeter Uulus, kus on 70 kilomeetri piirang. See selleks laste kõik olla, nüüd siis teate, nagu nii veisid teile ka ütlevad, aga mis ma sellest pressiteatest välja lugesin, see on ju tegelikult ka algusest peale teada olnud, et neid kaste ehk mõõtekabiine on Eestis rohkem kui tegelikke kaameraid. Kas tead, kui palju see vahe on või? Ei tea. Eesti riigimaanteedel on 67 mõõtekabiini, millest 5 on võimalik kiirust mõõta mõlemas suunas. Ja mõõtekabiinides on Transpordiametil kasutada 34 mõõtesüsteemi, mida paigutatakse aeg-ajalt ümber, ehk siis poole vähem nagu neid mõõtesüsteeme. Et neid nii-öelda siis fantoomkabiine on 67 või nagu 30 umbes. Mitte, et see midagi oluliselt muudaks. Kiiruspiiranguid tuleb jälgida igal juhul, aga lihtsalt huvitav, et neid kaameraid ei ole juurde ostetud. Et kas sellepärast, et see nii-öelda kulu ei tule lõpuks tagasi, sest kõik sõidavad selle veisi abil ja teavad nagu nii, kus on need kaamerad. Et lõpuks siis võiks ju olla, ma ei tea, üldse 2 kaamerat näiteks või miks seda 34-gi, kui me tegelikult ei tea, kas ta teeb pilti või ei tee. Sel nädalal tegelikult ilmus Maalehes ka lugu sellest Põlva nutiteest nii-öelda, mis on siis, kus tegelikult on selle Berkmani tehnoloogia, mis sinna pandi vist siis linna palvel üles. Ja siis tuli välja, et seal see kiiruse limiit on seal 50 kilomeetrit tunnis ja kiirusega 55 on siis sõitnud selle aasta jooksul üle 125 000 auto keskmise kiirusega üle
üle 5 kilomeetrit tunnis, on ju. Ja kõik nagu ongi umbes, et vau, et see number on ju meeletult suur, aga et mis see siis näitab või mis see siis on. Et ma saan aru, et õnnetusi juhtunud ei ole ja siis et linnapildis ei ole ka kihutamist näha kuidagi tuntavalt. Ja mul on ikkagi tunne, et see on tegelikult natuke võib-olla valest otsast seal ikkagi seda asja tehtud, et ma saan aru, et sealt Põlvast läheb läbi selline piisavalt sirge ja selline tee, et tegelikult see tundub rohkem selline linnaplaneerimise küsimus kui mingi küsimus, mida peaks lahendama, nagu ma lugesin, keskmise kiiruse mõõtesüsteemiga, mis läks Põlva linnale maksma 170 000 eurot ja ilmselt seal mingi jooksvad kulud tulevad ka kogu aeg peale. Et see ongi nagu hästi ühtepidi nagu, et see number on nii suur, see kiiruseületajate number, aga teistpidi nagu see reaalne, kas sellega kaasab ka reaalne mure, see on nagu teine asi. Hästi keeruline hinnata tegelikult ja ma saangi natuke aru, et see on ka natuke selline reklaam, et kas seda peaks kuskil mujal ka tegema ja kas see kõik nagu töötab ja seal on ju see asi, et see loeb ka neid numbrimärke, on ju, et kui sa sõidad selle tee läbi, siis kuvatakse sinu numbrimärki seal ja öeldakse, on ju, et mis sul see kiirus oli, et ma saan aru, et inimestele see nagu selles mõttes väga nagu korda ei lähe, et ma kujutan ette, et need 125 sõidukit on ju, see ei ole tegelikult mitte 125 000 sõidukit, et Põlva linn ja Põlva maakond, et ilmselt seal on 12 000 sõidukit, mis neid numbreid teevad tegelikult ju. Kui sedagi. Vot, selline uudis, nii siis sõidujagamis- või autojagamisettevõte Citybee muutis oma nime ja kummalisel kombel on pressiteates öeldud, et tegemist on ajutise nimemuudatusega, et nüüd on küsimus, uus nimi on B-Chill, B2E-ga. Ajutine või? Ja see on, pressiteates on tegemist on ajutisega, jah, et kas nad muudavad siis mingiks kolmandaks nimeks kunagi või tuleb siis mingi hetk Citybee tagasi, autod on juba üle kleebitud ja eesmärk on siis seal muudeti kasutustingimusi ka. See kõlab nii jaburalt. Jah. Ühesõnaga, B-Chill ehk siis, ühesõnaga, point on sellest, sõidu alustamine on nüüd 99 sendi asemel 99 sendi asemel 1,49 eurot ehk siis 50 senti kallim, aga selle puhul siis liiklusõnnetuse puhul kehtinud omavastutuse tasu 600 eurot kaob ära. Ehk et nad rõhuvad siis sellele, et nüüd on justkui muretum sõita, sa ei pea igal juhul, kui sa sõidad, ma ei tea, väljega vastu äärekivi, parklas tagurdad kuskile vastu, mis iganes vigastused sa tekitad, et igal juhul sa pead teada andma siin siis B-Chillile, aga et sulle ei keerata selle eest mingit oma vastutust nüüd kaela. Ja siis hinnatõus tulenebki või sellest sõiduolutustasu, et sa nagu justkui ostad 50 senti kindlustust iga selle sõidu peale, et sa ei pea maksma mingit 600 eurot, kui sa teed väiksegi vea. Enam ei ole autodel neid kleepse, neid pisikesi, kus on need, ikka tulevad neid mõlke ja siis on see kleepsud peal ja sellest me teame ja sellest me teame. Et kui sa nüüd võtad selle auto ja tal ei ole ühtegi sõitu kahjustavat või ohutust mõjutavat viga, ma ei tea, rehv on tühi, klaas on katki, stange lipendab, et sa ei pea tegelikult sina nagu uue kasutajana või järgmise kasutajana, sa ei pea nagu teada andma. Sa ei pea tegelema sedelaga, et sa kõnnid ringi ümber auto ja siis selle ringi sa pead tegema selleks, et vaadata, et ei oleks sõitu takistavaid vigu. Aga muus osas enam sa ei pea. Olles autokooli sõidueksamil käinud või sõidueksamil käinud seal Maanteametis, siis ikka see tiir tuleb ju teha ka enne ükskõik millist sõidu alustamist ka enda autoga. Õige. Nagu me kõik alati teeme. Ühesõnaga, see, mis on Bolt Drive'il, millega on mul tegelikult alati mure, sest et sa võtad selle auto, ma ei käi, ma tean, et see on minu kaitseks, kus on algus see koht, et kas vaatasid auto üle, ega midagi viga ei ole, kuskil mingit mõlki, millest meie võib-olla ei tea. Aga mina ei viisi seda kuskil. Nii. Mul on hea lugu lihtsalt, et kunagi üle 10 aasta tagasi Tartus sõitsin hommikul auto, sõitsin sellega ühe tiiru ära, tulin tagasi ja siis kõrvalt küsiti pärast, et mis sul selle auto
küljeoksega on küljeoks oli täiesti sodiks sõidetud, et klaas, kõik oli terve, aga kuidagi nagu seda absoluutselt näinud ja küljeoks ja seal paneelid ja kõik asjad läksid vahetusse, aga tegin ise väikse tiiru ära, sest unustasin teha selle tiiru enne sõitu ümber auto. No võt. Aga siis on lisandunud veel üks tingimus, et ka BeChilli või BeChill jälgib sinu auto kiirust ja siis on, kui sa ületad kiirust kas pidevalt või kõvasti, siis nad on need kas helistavad või kaldkriip saadavad sõnumi. See viimane mina ikkagi soovitan siis BeChillilt, kui te päriselt tahate, et kasutajad korrale kutsudes helistage, sest mina küll oma sõnumeid sõidu ajal ei kuule. Aga ühesõnaga, ja kui sa ei reageeri sellele või ühesõnaga jätkad kiiruse ületamisega, siis nad võivad sulle teha trahvi siis nii-öelda lepingu tingimuste rikkumise eest. Et kiiruse ületamise eest põhimõtteliselt, seal on vist mingi seadus on kirjas, et nagu iga firma ei saa iga asjast trahvi teha, aga et nemad on sind hoiatanud ja sa jätkuvalt ei kuula neid, et siis nad saavad teha sulle trahvi. Küsisime, et kui palju siis või mis, aga kahjuks selle peale tuli selline PR vastus, et trahv määratakse hoiatuse eiramise eest ning sellega loodetakse vähendada kiiruse ületamist tingitud õnnetusi. Kui palju on trahv, millise kiiruse ületamise eest, mis seda ei ole öeldud. Aga ühesõnaga nüüd teate, et tänaval need BeChill autod on CityBee ja varsti on nad siis, ma ei tea, kas siis jälle CityBeed või mis värk sellega on. Tahtsin lihtsalt siia lõpetuseks ikkagi selle ühe lause, millega nad ise seda nimevahetust põhjendavad ikkagi ette lugeda, sest see on kõnekas. Muudatusega soovib ettevõtte vähendada liiklusõnnetusest tulenevat ärevust ja stressi ning kutsuda liiklejaid üles suuremale üksteise mõistmisele. Ja nüüd ikkagi, kui ma olen kõik selle asja läbi lugenud, siis ma saan aru, et tõesti, et tegemist on ilmselt mingi ajutise lihtsalt turunduskampaaniaga, mis ma tunne, et millele me natukene teeme siin teenet, aga teistpidi mul on tunne, et see ikkagi väga suur kampaania, mis päris lõpuni nüüd ennast ära ei õigusta. Mul on tunne neid kulusid. Nii, põgusalt käime üle või ütleme, informeerime kuulajat, et Autogeeniuse portaalis on ilmunud sügise kõige oodatum lugu, ehk siis kokkuvõte värsketest talverehvi testidest. Saate teada, kes on selle hooaja võitjad nii naast kui või siis paremad mudelid nii naast kui lamellrehvide puhul ja loomulikult, nagu meil viimasel ajal kombeks, toome välja ka sellise lõpuotsa, mida siis ei soovitaks vaenlasellegi, rääkimata meie kallile kuulajale ja lugejale. Et minge auto.geenius.ee saate seal valida, saate seal teha otsuseid. Selles mõttes see ei ole ammu enam üllatus, eks ju. Et esiots on ikkagi seal Continental, Goodyear, Nokia, Michelin. Siin tegelikult ei ole väga, väga üllatust ja ma arvan, et tarbija on ise ka nii tark, et kui ta näeb seal riiulil seda väga kallist Nokiani rehvi, see ei saa halb olla. Pigem on alati kasuks see, et aga ma vaatan, et siin näiteks see Nordman on maru hea hinnaga. Suval nimi, Falken Kumho. Kas see ka, et kas ma sellega ka nagu ellu jään? Et pigem on just see nii-öelda tabeli heade rehvide teine pool on kohati isegi tarbijale olulisem. Et kas see on mingine veider hiinakas või täitsa tasub osta. Aga mis siit nagu siis ikkagi loo autor on teinud meil ka korraliku ülevaate hindadest. Küll ühe rahvusvahelise rehvipoe hindadega. Lihtsalt, sest et see on peaaegu võimatu võtta ette kõik Eesti need rehvi veebipoed, sest et nende rehvidel võib olla üks tähis teistsugune, mis võib-olla kasutajat väga ei puudutagi, juba on täiesti teine hind. See on, ütleme, kuidas on indikatiivsed hinnad. Loomulikult, kui te hakkate ostma mingit kallist kvaliteetrehvi, siis ma eeldan, et igal juhul käite läbi väga palju neid erinevaid rehvipoodide lehekülgi. Et me lihtsalt kasutasime ühte rahvusvahelist, et me ei teeks kellelegi liiga, kedagi ei eelistaks. Aga hinnad, mis siin on näiteks võetud 17 tollist 225-45 rehvide hinnad, mis on, ütleme,
pigem juba ma ütleks, et tänapäeval on varsti peaks 18 peale üle liikuma. Et see 17 on, ma ei tea, paljude uute autode minimaalne siuke refi mõõt, mida tõenäoliselt sa pead ostes juba eraldi küsima, kuulge, et kas väiksemat ratast ka saaks, kui mõnel on juba standardvarustus 20 tolli. Aga ütleme, tippklassi refid selles mõõdus me räägime siin, ütleme, lamelli puhul põhimõtteliselt 1000 eurot jooks. Et kes ei ole kunagi ostnud, võib-olla neil ütleb üllatusena, kes on juba sellega tegelenud, see teab, et umbes sellise summaga tuleb arvestada. Aga võrdluseks on vaadatud siis ka 245, 45, 19 tolli. Ja seal on juba, ütleme, Continentali lamellid näiteks 300 eurot tükk. Nokian on alati kõige kallim olnud. Nokian on 340 eurot tükk. Me räägime siis nendest testivõitjatest. Ja kui sa tahad, kui on veel lisatähis EV ehk elektriauto, siis sa võid maksta selle jooksu eest põhimõtteliselt 1700 eurot ehk 424 eurot per ref. Eesti keskmine palk refi komplekti eest, nagu ütleb loo autor meil. Nii, aga minul on nüüd talverefid ostmata. Selline mõistus ütleks, et peaks selle asjaga nagu tegelema hakkama ja ma mõtlesin, et uusi vist nagu ei hakka enam sellel autol ostma, et mine tea, et kauaks teda siis nagu on. Aga okei, lähed vaatad kasutatud rehve, igasugu erinevad valikut on, vaatad, mul ei olegi isegi 100% eelistust, kas naast või lamelle, et olen siin korda mööda sõitnud ja lihtsalt, vaatad on esimene asi on lihtsalt see, et palju on kulunud, on ju, palju mustrit alles on ja siis teine asi on, et lähed vaatad seda DOT-märgist. Ehk siis see näitab seda, et mis aasta mitmendal nädalal see ref on toodetud. Ja kui otsida siis, et kui vana DOT on nagu okei, siis 5 aastat on selline asi, mis öeldakse, et jah, see on nagu fine, aga siis öeldakse veel 5+5 ehk sisuliselt, et see ref võib olla kuskil 5 aastat kuskil laos olnud ja siis 5 aastat kasutuses olnud, et põhimõtteliselt võiks ka nagu 10 olla, aga kui sa ostad kasutatud refi, sul pole aimugi, et palju see nüüd päriselt all olnud ja palju see on kuskil seisnud. Ja siis mul tekkis veel see küsimus, et kas, ja loogika ütleb, et seal nagu on vahe ja päris suur vahe, et lamelli puhul ilmselt see aeg, millal see on valmistatud, on olulisem kui naastul, sest naastul ütleme, et konkreetselt naastu see efektiivsus ajas ilmselt ei vähene seismisest, küll aga väheneb selle lamelli efektiivsus seismisest. Võib-olla. Ma tahtsin su käest konkreetselt vastust nüüd saada. Muidugi, seda ma oskan sulle küll öelda. Ei, kasutatud refi puhul jälgige lihtsalt, ma ei tea, mustri sügavus nagunii, aga see vanus ja mina ei tea, kui sa ikkagi panin mu kahvlisse. Ei, mul on lihtsalt... Ostke kindlasti kallima, aga mina ikka, kui ma lähen juba kasutatud refi ostma ja ma ei lähe seda, ma ei tea, mingiks jääraja sõiduks või asjaks, vaid ta on ikkagi päriselt, et mul turvalisus oleks, ma ei tea. Ma tõmbaks kuskil 5-6 aasta peale selle. Lihtsalt see kasutatud refide valik on nii suur, kui sa vaatad näiteks kas või Facebook Marketplace'i, kus ma autot ostma ei läheks, sest seal otsingu mootor ja kõik see on kohutav, aga kasutatud refi valik on see lihtsalt nii suur, et sa ei pea ostma seda 10 aastat vana, sest kui sa piisavalt scrollid, siis sa leiad sealt, keegi on pannud müüki ka näiteks 5 aastat vana. Et lihtsalt oota päev, oota 2, vaata uuesti ja lihtsalt osta võimalikult uus, et ära sealt nagu... Ja, mul käsi ei tõusnudki ostma siin nüüd 9 aastat vana, aga Nokian Hakkapellita 8. Et hind, ma ei tea, 4 refi oli vist juba 260 või midagi sellist mustrit terve mägi alles, et iseenesest mustri järgi tundus nagu super 7-8 millimeetrit, aga 9 samas nael, ma ei tea, olingi ja siis jäin selle üle mõtlema ja nii jäigi ostmata. No nii, tegelikult peaks hakkama vist professionaalselt tegema nii, et selle kokkuvõtte, millest me räägime, lindistan ma hiljem ja ütlen saate algusesse, nagu mul selle välismaised suured podcastid teevad, siis tihti ma luban välja teemasid
ja siis me nendeni ei jõuagi, sest me oleme nii palju lobisenud. Aga kuna ma lubasin rääkida kiirest vägevast autost, siis teeme kiirelt, et Ferrari esitles eile, see on siis 17. oktoober, oma uut hüperautot ja tegemist ei ole selles mõttes siis mingi järjekordse autoga, mida toodetakse, ma ei tea, 30 tükki või veel lausa 3 tükki, vaid tegemist on ikkagi väga olulise autoga, sest see on siis järeltulija sellistele autodele nagu Ferrari F40, F50, Enzo ja La Ferrari ehk siis see Ferrari nii-öelda seeria autode kõige kõvem kärbes. Eelmine La Ferrari oli ju siis see kuldne kolmik, kui McLaren tegi oma P1 ja Porsche tegi 918 Spideri ja siis kuidas aastaid ei suutnud, isegi Top Gear ei saanud neid korraga, ei antud neile, et teha nagu selle kuldse kolmiku testi ja vist Grand Tour lõpuks tegi selle ära. Aga nüüd on uus Ferrari F80. Välja näeb see muidugi väga raju. Ferrari oma pressiteates hästi palju rõhutab ka seda, et see on väga suur tehnoloogiline ja ka siis mõtteline side on selle nende Le Mani võitnud autoga, mille nimi on vist B499, kui ma ei eksi. Palju F1 kogemust, mootoriks muuseas mitte üldse mingi V12, vaid 3-liitrine V6, loomulikult juba 900 hobujõudu, lisaks 3 elektrimootorit, kokku 1200 hobujõudu, kõik, süsinik, plast, tohutu aerodünaamika. Aga rõhutatakse seda, et see ei ole nüüd nagu, kuigi siin on see F1 ja Le Mani seos, see ei ole selline rajale suunatud hüperauto, mis viiakse treileriga kohale ja Ferrari mehaanikud seda seal putitavad, vaid ta võiks olla ikkagi ka kuivõrd igapäevaselt kasutatav. Inimesed sõidavad ka nende F40-tega ja La Ferraridega, siis nii-öelda igapäevaselt. Ma ei hakka kõiki numbreid ette lugema. Auto näeb, minge guugeldage Ferrari F80. Ju eelmine või paar nädalat tagasi avalikustas McLaren oma 2 V1 mudeli, mis on põhimõtteliselt järgib täpselt sama loogikat. Ehk siis kuldsest kolmikust 2 on koos. No, see on teedele ja testidesse jõuavad need autod alles kas aasta või 2 pärast. Porsche küpsetab ka midagi. Hetkel nii-öelda olemasoleva infoga saab see olema täiselektriline, aga kunagi ei tea. Et tegelikult võib olla Porschel täiesti ikkagi ka kuskil töös 918 Spideri mõtteline järglane, et kuldne kolmik taas kokku saaks. Mis mind selle F80 uudise puhul pani imestama, on see, et maailmas on vist rikkaid palju rohkem juurde tulnud, sellepärast, et kui varasemalt on selliste erimudelite, siin moodsal ajal, tootmisarvud olnud selline 399 ja siis selle puhul on numbriks lausa 799 ja usu või mitte, kõik autod on ära müüdud. See on see Ferrari maailma värk, et on mingi seltskond inimesi maailmas, kes on olnud viimastel aastatel, see on suhteliselt avalik saladus või teada, et ilmselt sunnitud on ostnud kõiki Ferrari uusi mudeleid, ideaalis veel mitugi, et saada üldse, et Ferrari kaaluks sulle mingi järgmise super erimudeli müümist. Ehk et ma arvan, et kõik Ferrari huvilised rikkurid on teadnud, et varem või hiljem see järgmine La Ferrari tuleb ja et saada sinna nimekirja, kust võib-olla antakse sulle õigus seda autot ka osta. Selleks on nad pidanud ostma kõiki Purosanguesid, tavamudeleid, erimudeleid, et 799 autot ja kõik on müüdud. Hind algab umbes 3,6 miljonist eurost. McLaren seejuures on umbes milku võrra odavam. Ja, Oleg Grossil on veel kuhu poole pürgida. Jah, kõigest 600 000 eurone Lamborghini Revuelto, mitte Reventa. Nii,
ja lubasin ju välja ka G-klassi proovisõidu. Täiselektriline. Ma veetsin sellega tubli nädalavahetuse taas tuuleveskeid otsides, nagu ma käin oma lapsega aeg-ajalt. Me saime nüüd, ametlikult oli see viimane tuulikureis, saime oma 480 teadaolevat kokku. Külastasime, kuna viimased 3, mis olid jäänud, üks oli kuskil seal Alutaguse kandis Ida-Virumaal ja üks neist oli Lõuna-Eestis Haanja ja Misso vahel, siis kujutate ette, kui pikk sõit see oli. Elektriautoga, mille aku on küll hiigelsuur, 116 kilovatt-tundi kasutatavat mahtu, aga auto G-klass mõnevõrra kuubikukujuline ja tühimass 3,2 tonni. Et võrdluseks siis näiteks Kia EV9, mis on ka hiigelsuur elektriauto, 7 kohta, aku 100 kilovatt-tundi, siis Kia EV9 on umbes 400 kilo kergem. Aga G-klass ka elektrilisena on jätkuvalt ehitatud terasraamile. Seal on jäik tagasild. Ehk siis seda, et kuskilt oleks üritatud kaalu kokku hoida, ei ole. Ja kui seda elektrilist G-klassi kunagi hakati nagu näitama, siis see oli hästi efektne. Tohutud suured läikivad väljad, kahevärviline kere, võib-olla see kõik on jätkuvalt valikus. Aga see, mis lõpuks nii-öelda turule jõudis, sisuliselt väljast sa peaaegu, et aru ei saa, et tegemist on elektriautoga. Tagavararatta kast tagauksel on kandiline, sinna sisse saab panna laadimiskaablid, tõenäoliselt saab selle asendada ka ümmargusse sellega, kus siis päriselt tagavararatas on. Ukse pealt tema autol jooksid sellised sinised õrnad triibud ja muidugi kui sa vaatad, siis ei ole summuti otsi kuskil näha. Ja esivõre sa saad võtta sellise, millel ei ole neid avasid ja millel on suur LED rõngas ümber selle iluvõre. Demo autol polnud sedagi võetud. Nii et põhimõtteliselt ma sõitsin ikkagi täiesti tavalise väljanägemisega G-klassiga. Ja kuidas siis läks? Esiteks pean ütlema, et ma laadisin 5 korda. See ei tähenda seda, et ma 5 korda aku tühjaks sõitsin, vaid see oli see, et kui ma hakkasin Tartust edasi sõitma Misso suunast, siis mul oli mõistlik jälle natukene nii-öelda peale valada, et ma jooks ilusti Tartusse tagasi. Ma laadisin 4 erinevas teenuspakku juures. Suurematest terminal ainukesena ei jäänud ette. Ja kujutad ette, mul oli peaaegu täiesti probleemivaba laadimiskogemus. Uskumatu lugu. Täiesti uskumatu lugu. Sellistes oludes, nagu ta oli, et 10 kraadi sooja, 4 inimest autos, sisuliselt valdavalt ainult maanteesõit, ka sinna sisse jäi ka kiirteed, kus on 120 lubatud, või oli 110 tänapäeval. Seal ei vist oli 120 lõikuga. Ühesõnaga, elektriauto jaoks väga ebasobivad tingimused. Sellisel juhul oli see auto sõidu ulatus 350 kilomeetrit. Eks ma sõitsin ju seal kuskil Alutaguse kruusateedel ja ka võib-olla on entusiastlikumalt kui võib-olla ökonoomselt sõitev inimene. Et ideaalis kõige parem, kui ma sõitsin Tallinna suunas tagasi enne seda 2+2 teed, kus tekib lõpuks pühapäeval 85 kilomeetrit tunnis liikuv kolonn. Rahulikult paned adaptiivse püsikiirushoidja peale, et siis kõige parem tulemus, mis ta näitas, et ma võiks saada sõita maksimaalselt 430 kilomeetrit. Et ei, ta ei ole praktiline auto selles osas, aga G-klass ei olegi praktiline auto, sest et must tagaistmel, kuigi ta on 3,2 tonni ja näeb ju päris kolakas välja, siis tagaiste on üllatavalt väike. Et ma pidin seal ikkagi natuke istet sättima, et mu taga sellised minupikkune inimene saaks rahulikult istuda. Pagasiruum väga väike, tõin maalt õunu, kuna mahla. Arvasin, et mahub palju rohkem, ei mahtunud. Et ta on ikkagi siukene omamoodi veider elustiili auto, aga kui meil oleks lubatud maastiku sõitu teha, ja ma olen vaadanud välismaiseid videosid, et maastiku sõiduomaduste poolest on ta jätkuvalt nagu ikkagi täielik tipp.
tal ei ole muidugi enam elektrilisena seda 3 diferentsiaali lukku ees, keskel ja taga, sest et sul on igas rattas mootor. Et see on veel palju parem, sest et arvuti jaotab igale rattal täpselt nii palju jõudu kui vaja, ilma et seal oleks vaja mingid keerulisi diferentsiaale vahele. Saab teha seda tankipööret, mida me ei saanud teha. Ja sõidu mõttes ta on luksusauto. Hoolimata sellest, et ta on suur 3,2 tonni, siis maanteel sõidadki nagu luksusauto, kõik need materjalid, kõik seal sees, ega see on väga hea olla. Kurvilistel Haanja teedel on, et see mass on muidugi tunda. Aga see kõik asub seal auto ju all, et lisaks selle terasraamile asuvad nüüd põhjas 116 kWh akusid. Et pigem oli see, et kuskil kruusatee peal, kui sa natukene kiiremini läksid teravasse kurvi, siis sa võib-olla oli asi selles, et tal olid juba lamellrehvid, et sa pigem tunned nagu sellist, ma ei tea, 60ndate ringrajasõiduautode nagu 4 ratta drifti. Ehk et see auto nagu lihtsalt kõik see mass, mis selle väliskurvi suunas siis ennast surub, füüsikalised valemid, eks ju, et nagu lihtsalt rehvidel lõpeb nagu haarduvus ära, et hakkab vaikselt nagu niimoodi välja libisema, aga ma ei sõitnud loomulikult nii hullusti, et see päriselt oleks teema olnud. Aga ma ütlen, kõik need California siuksed, ma teen nagu üldist koduperenaist, võivad olla ka koduperemehed, kes sõidavad tegelikult väikseid vahemaid. Ja see G-klass on mingi staatuse sümbol. Täiesti arvestatav valik selle G63 ees. Eestis absoluutselt sama, lihtsalt kui sa oled päriselt, kes selle autoga sõidab hästi pikki vahemaid, siis läheb tüütuks. Aga mis veel meelde jäi, oli see, et kuigi 4 elektrimootorit, siis ta ei olnud nagu jaburalt võimas. Ta on täpselt sama võimas kui G63, aga ta on elektriline. See on ju Rivian oma mudeli uuendusega tõstis selle 4 mootoriga Riviani võimsuse üle 1000 hobujõu. G-klassil on 587. Et selles mõttes peaaegu olematu. Kiirendus tänu sellele 4,7 mis on, ja mulle meeldis, et see on mõistlik. Mul ei ole vaja, et see 3,2 tonni kaaluv kuubik kiirendaks 100 3 sekundiga, sest see on ebameeldiv. Ma sain selle G-klassiga sõita nagu lõbusalt niimoodi, et mul ei lähe süda pahaks, et ta ei löö mul kogu aeg pead vastu istmed seljatuge ära. Sümpaatne. Eile kuulasin just podcast ja põhjus on ka selles, et miks Mersu on seda teed läinud, et loomulikult tuleb ka sellest nii-öelda elektrilisest G-klassist selline AMG versioon, kus ilmselt see võimsus lükatakse, ma ei tea, 800 või ma ei tea, mitme 1000 hobujõuni. Aga sellisel kujul, ja kui sa tahad teada, et miks see G-klass on eriti mõistlik, siis põhjus on hinnakirjas. Kui G63, see 4-liitrine V8, maksab 200 000 eurot pluss lisad, siis elektriline maksab 153 000. Ja seal on päris palju asju, ma ei ole saanud selle konkreetse auto hinda. Mul ei ole saadetud, aga igal juhul on see pea 4 võrra vähem kui see G või see V8. Ja kui sa vaatad ka allapoole mõistlikumaid, ehk siis diiselmootoriga G-klassi või seda tavalist G500, millel on V6 mootor, siis G500 oli 145 000 eurot ja diiselmootoriga G450 oli 131 000. Seal on selline 10-15 000 vahet. Ta ei ole kallis auto. Kui sa mõtled lihtsalt, et okei, nüüd on elektrimootoriga G, see on nüüd küll ikka väga kallis. Ei ole. Nii et kes peaks ostma G-klassi? See, kes ostis eelmise G-klassi. Aga tegelikult ma ei tea, tahab olla looduse mõistes vastutustundlik. Äge auto. Ja eriti see maastikuvõimeks, see kõik on olemas. Sõidad lihtsalt vaikselt ja seal mingi G-roar. Sa saad panna taga natuke mürisema. See ei olnud üldse halb muuseas. Mürises täitsa okeilt, aga jah, ei ole praktiline auto, aga võrreldes G63-ga võidad kõvasti hinnas. Ja ilmselt ka kulutus. Ma arvan, et kui G63-ga sõita nii, nagu G63-ga sõita võiks,
on see sõiduulatus samamoodi umbes 400 kilomeetrit. Lihtsalt see laadimine ehk siis tankimine on palju lihtsam, aga ma arvan, et ega sa ilma peatuseta palju kaugemale ei jõua. Nii, tegin väikse soolo siin, küsimusi tuhandeid selle olulise auto kohta, mida kõik tahaks osta omale. Ega nüüd tegelikult väga ei ole, oleks tahtnud ise kaasa tulla sinuga, et siis oleks olnud huvitavam, et ma ise ei ole ju kunagi sõitnud ühegi G-klassiga, et raske on siin isegi nagu võrrelda või mõelda midagi. Aga samas mul on tunne, et see on ikkagi väga nagu pool sellest valemist ikkagi, kui natukenegi maastikule ei lähe, siis kohe on igav. Ma saan aru, et tegelikult okei, see enamik inimesi, kelle see G-klass on, sõidab sellega nii. Vähegi uuem sõidab siin, ma ei tea, Tallinna Kuldse ringi vahel kuskil on ju, aga see, võlu, ma kujutan, et tuleb ikkagi seal maal välja. Ja muuseas kõik, tegemist on ju nii-öelda G-klassi uuendusega, et ka need sisepõlemismootoriga versioonid on uuenenud. Siis 2 asja. Esiteks loomulikult need uksed käivad jätkuvalt nii, nagu G-klassi uksed on alati pidanud käima. Selleks nähakse ekstra vaeva. Ükski inimene, kes seda autot minuga nagu koos kasutas, ei saanud sellest muidugi aru, miks see nii peab olema. Aga see ukse pead sa kinni lööma jõuga ja see heli on täpselt selline, nagu ta ilmselt 30-40 aastat on olnud. Siukene korralik metallne mürtsakas. Et see on G-klassi ostja, tahab seda ja kui sa paneksid sinna mingi moodsa kergelt käiva ukse, mis teeb veel soft close'i, siis on see G-klassi ostja petta saanud. Aga veel üks kriitika on, see ei puuduta ainult G-klassi, aga G-klassist tundus ta eriti kohatu. See puutetundlikud nupud roolil, kus sa peaksid saama nagu, et see pöidla all on pöidla suure nupp, millel on nagu 4 noolt, et sa saad sellega menüüd ka juhtida. Et klõpp menüü nagu käib vasakule paremale üles alla. Mina ei tea, see on nii ebamugav kasutada. Ja kui sa kujutad siin ette mingi suure sellise 2-meetrise ja umbes 2 korda suurema inimese kui mina, kes on selline nagu tõsine mees või selline. Ja ta peab hakkama oma pöidlaga seal midagi mässama. Siis ta ikka vihastab korralikult. Sest see ei ole okei. Lihtsalt hästi ebamugav, see ei anna mitte midagi juurde. Versus see, et sa saaksid lihtsalt pane roolile vähem nuppe, ma ei pea kõike saama roolilt juhtida. Aga tee need nupud suuremad ja sellised, et neid oleks normaalselt võimalik vajutada. Nii. Selline oli... See on täitsa veenev, jutt, jah. Jah, aga sellegi poolest, kuna ta on selline auto, mille puhul ei ole mõtet otsida mingit mõistliks, kellele seda ikka vaja on või on ju normaalsed, G-klass on G-klass ja see võlu on elektrimootorina kõik need G-klassi omadused välja arvatud see, et G63 puhul ta lärmab sul ja põdiseb ja müdiseb, et seda ei ole, aga kõik nii-öelda G-omadused on tal alles. Lihtsalt veel natukene raskem auto. Nii, kui sul küsimusi ei ole, siis ma arvan, et tõmbame selleks korraks otsad kokku ja kuuleme järgmine nädal jälle. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu.